sul oli shit lapsepõlv ja su vanemad ei armastanud sind, või tähendab, sulle tundus, et nad ei armasta sind, sest nad ei osanud seda väljendada nii, et sa tunneksid, et sa oleksid armastatud, hoitud, väärtuslik, fännatud, tõstetud, inspireeritud ja sa tunned, et sina oledki see printsess või prints ja oma vanematele ja elu on lill. Ehk siis, kui sa oled see laps, kes justkui jäi sellest kõigest ilma, ehk siis sa ei suutnud seda omistada, sa ei saanud seda kätte, seda tunnet kätte ja nüüd sa oled täiskasvanu ja sa oled seest täiesti tühi. Sul on stress, sul on depressioon, sa karjud oma laste peale, vihkad kõiki, sul käib kõik närvidele, sul käib internetis kõik närvidele, sa vihkad valitsust ja ma ei tea kõike, mida sa veel vihkad, siis see on siin sees lahendamata valu, mis üldjuhul tuleb kodust, kui sa olid väike. Sest isegi kui sa oled täna täiskasvanu, arvates, et see lapsepõlve värk sind enam ei mõjuta, seda pole enam, seda pole olnud ja seda ei tule enam tagasi, siis see kõik tegelikult on sinu sees alles. See ei ole nagu absoluutselt mitte kuskile kadunud. Ei ole. Ja nüüd, kui sa oled tühi, sa tunned, et sa oled tühi, sa tead ju, et kas sa tunned, et sa oled tühi või ei ole. Enamus inimesi on sees tühjad. Ja alateadlik tasand, see, mis siin sees toimub. Sa otsid väljast väärtust läbi töö siis või siis läbi mis iganes tegevuse. Otsid seda tunnustust, et keegi mind märkaks. Enamus kliendid, kes minu juurde satuvad, tüübid vaatavad. Fookusmaris. Ehk siis sa otsid seda tunnustust, kas oma kaaslaselt, kas oma bossilt, ükskõik kust. Sa ju tead, et sa otsid seda kogu aeg igalt poolt. Ja nüüd see alateadlik tasand ootab tegelikult tunnustust, armastust endiselt oma vanematelt. Isegi kui sa oled 60+, endiselt ootab, sest see sisemine laps ei ole mitte kuskile kadunud. Ja see ongi see teema enamus täiskasvanud inimestel. Nad on lõiganud ära kontakti enda sisemise lapsega. Sellepärast, et sinna, nad ei taha minna sinna, see on liiga valus, sest seal polnud vanemaid kohal ja vanemad tegid oma asja, olid tööl ja tegid lapsi, aga ei osanud neid armastada. No mis iganes, on ju. Ja siis me kasvame suureks, aga me ei taha öelda, et oma vanematelt tahan armastust. Keegi ei tunnista seda. Väga vähesed julgevad tegelikult sellele kohale otsa üldse vaadata ja tunnistada tegelikult, kurat, ma ei tea, kaaslaselt tunnustuse asemel ma tegelikult soovin tunnustust oma emalt, soovin tunnustust oma isalt. Ja ma tunnengi, et ma olen sees tühi. Väga vähesed jõuavad sellesse kohta, kus nad tunnistavad seda. Aga see on üks samm tervenemise suunas. See on kõige olulisem samm, kui sa hakkad märkama, mis su sees tegelikult toimub ja mis puudujäägid sul seal on ja kellelt. Aga võib-olla sa oled täna täiskasvanu, su vanemad on juba surnud, need ei ole enam siin või sul ei ole nendega kontakti, sest et sul on siiamaani siin sees vihkamine tegelikult. Ja siis sul käibki väline maailm närvidele. Tegelikult asi pole välises maailmas, vaid selles, et sul siin juurtasandil on tegelikult vihkamine hoopis kellegi teise vastu, vanemate vastu, on ju. Ja nüüd oleks ju piinlik tunnistada, et ma olen 60+ ja ma tegelikult endiselt soovin saada tunnustust hoopis oma vanematelt, mitte oma, ma ei tea, bossilt või mehelt või naiselt või kaaslaselt, on ju. Aga ma ütlen sulle saladuse, enamus inimesed on seest tühjad. Täidetud on need, kes päriselt, kellel oli armastusväärne lapsepõlv. Ja seda on vähestel. Seega sa ei ole vigane, sa ei ole viga midagi. Ja sa saad seda teha ka ise kodus. Ma annan sulle nipid, juhtnöörid, kanalduse, kuidas su sisemine laps hakkab rõõmustama, sest alateadlikul tasandil need täiskasvanud, need katkised suured täiskasvanud, kes on endiselt tegelikult laste, oma sisemise lapse valus, ootavad, et vanemad tunnustaksid neid, aga vanemad ei tunnusta, nemad ei näe su sisse, kallikesed, nad ei näe su sisse ja nad ei hakka kunagi teadma, mida sina tegelikult soovid tervenemiseks. Aga selles ühetunnises kanalduses, videos, laivis, ma näitan sulle ära koha, kuidas sa saad selle koha tervendada ilma, et sa jääksid ootama oma füüsilistest vanematelt seda tunnustust, et tubli laps või hästi tehtud. Ja kus su sisemine laps saab tegelikult täidetud. Kui mina tegin seda laivi, mille ma sulle lindistasin ja kui sa kommenteerid siia postituse alla sõna tervendus, mille sina ka endale saad, ma tegin seda laivi. Ja ma näitan täpselt enda peal, kuidas sa saad seda energiat muuta
rakutasandil. Saad seda harjutust teha ka mitu korda, kui sa tahad. Oleneb, kui suur sul see haav seal lapsepõlvest tulnud on. Siis ma tundsin selle kanalduse järel ennast nii tõstetud. Ma olin see väike tüdruk, rõõmus tüdruk, kellel oligi see kleit seljas, kes keerutis ja kes sai neid positiivseid sõnu oma vanematelt. Eks ma näitan sulle, kuidas sa saad tegelikult tunni aega seal koha ära tervendada. Sa ei pea enam käima, ma ei tea, karjuma kõikide peale sotsiaalmeedias ja ma ei tea, ütlema, et ma ei tea, valitsus on nõme ja unusta ära. On palju lihtsamaid mooduseid ka. Teeme korda, ma õpetan sulle. Ma olen selle tee kõik läbi kolistanud ja kõik see, mida mina olen läbi kolistanud, panen sulle 1 tundi. Sina saad seda teha hetkega. Mina õppisin seda ise, jumal teab kui kaua. Ära küsi parem.